Selles videos hakkan ma jälitama maailma kõige ohtlikumaid ja eksootilisemaid loomi, et sellel mahajäetud saarel ellu jääda. Igal loomal, kelle ma püüan ja küpsetan, on ohtlik omadus, mida kasutan oma järgmise relva meisterdamiseks ja järgmise surmava looma jahtimiseks. Poisid, me just maandusime mahajäetud saarele ja ma kavatsen siin järgmised paar päeva ellu jääda täiesti ilma toiduta. Aga see pole veel kõik, poisid. Iga loom, keda ma suudan sellel mahajäetud saarel kinni püüda, saab minu järgmiseks relvaks, sest me jälitame siin mõningaid kõige ohtlikumaid, surmavamaid ja hullumeelsemaid loomi planeedil Maa. Ja ma võin teile garanteerida, et te näete siin metsikut kraami. Iga päev siin hakkame me jälitama täiesti uut looma ja need loomad on igaüks omal moel ainulaadsed. Mõnel neist on terad, mõnel on hullud hambad ja mõned neist on mürgised. Ma ei teagi, kas ma peaksin neid üldse taga ajama, sest loodetavasti ma ei sure siin saarel ära. Need on esemed, mis meil on seljakotis esimeseks päevaks. Siin on meil harpuunpüss, siin on sukeldumisvarustus ja meil on see machete. Asi on selles, et sellega me ujuda ei saa. Nii et meil pole mingit võimalust neid loomi vees tappa. Siin on meil ka see kõvarelv, meil on ka quick revive olemas. Te teate küll, et me võtame selle kasutusele, kui oleme täiesti põhjas. Ma ei tea, kas meil saab toitu otsa, kas me saame haiget või vigastada sellel saarel, aga ütleme nii, et see saab olema pöörane. See rannik siin on täiesti hullumeelne. Meil on ilus, kena liivarand otse ees. Ja siis on meil seal väljas rihv ning just sinna loomad peitu poevadki. Igaüks neist maastikest peidab erinevat tüüpi loomi. Praegu on meil liivarand ja seal väljas on rihv. Nii et need ongi need loomad, kelle me püüdma hakkame. Need, kes elavad just siin keskkonnas. Oh issand, ma just märkasin kõige pöörasemat asja üldse. See on üks hull karp. See siin on tegelikult Nautilus. Need uutakse siia mahajäetud saartele ja see on tegelikult elav fossiil. Selle sees elav loom, praegu muidugi mitte. Ja see näitab lihtsalt, kui eraldatud me oleme. Oh jumal küll. Kas sa teed nalja või? Meil on nüüd Wilson. Mehed, me leidsime sellelt saarelt päriselt jalgpalli. Kui meil hiljem väga igav hakkab, siis võib-olla joonistame sellele kutile näo peale ja ta saab meile seltsi pakkuda. Mehed, ma nägin kiiresti, kuidas mõned loomad liikusid mööda rannajoont. See võib olla meile lihtne saak. Ma võtan kohe meie harpuunipüssi. Me pole seda veel isegi valmis pannud. Ma laen selle lihtsalt ära. Võib-olla saame neid otse veest lasta. Näed neid siin? Nad on täpselt seal. Suured kefaalid. Siu nad on. Lähme. Näed on head. Ma saatsin kogu selle parve laiali, kutid. See on hea märk. Vähemalt teame, et seal väljas on loomi, keda me saame püüda. Need seal ei ole väga ohtlikud, aga see oleks olnud hea aine. Okei, kutid, ma hakkan hulluks minema. Seal väljas näeb kõik hullumeelne välja. Paneme varustuse selga, valmistame harpuunipüssi ette ja hakkame hullumeelseid loomi jahtima. All good. Lähme. Meil on veepüstol, kallis. Wow, vaata seda! Selle siin suurust. Üha Jeesus, oh jumal, see on pöörane. Olgu, seda me küll ei söö. Kao siit minema.
Meil on seal väljas mõned kõige hullumeelsemad loomad üldse. Vaadake seda siin, seda nimetame koralltursaks, kutid. Ja mis teeb selle asja omal moel nii surmavaks, on tema võime maskeeruda kaunite korallrahude peal. Tal on peal need hullumeelsed värvid. Ja see teeb ta teistele kaladele praktiliselt täiesti nähtamatuks. Ja tal on selline suur ämbrikujuline suu, millel on sakilised hambad, millega ta söödakaladest kinni haarab ja need endale sisse imeb. Seda looma siin me tegelikult väga palju kasutada ei saa, aga seda looma, seda me saame kasutada küll. See on hullumeelne, eksootiline ja ülimalt surmav. Meil on siin täpiline troopiline astelrai. See peab olema üks kõige hullumeelsemaid ja ainulaadsemaid loomi üldse. Ja mis teeb selle looma nii uskumatuks, on tema võime maskeeruda. Tal on peal kõik need hullumeelsed täpid. Just need võimaldavadki tal liiva, kivide ja kõige muu sees sulanduda. Aga just see osa siin, see saba, teebki ta nii ohtlikuks. Sellel loomal on suur astel. Ma üritan praegu väga ettevaatlik olla. Kui sa saad selle asjaga pihta, siis ootab sind kohutav valu. Legendaarne Steve Irwin suri tegelikult ühe sellise looma tõttu. Ta oli üks mu lapsepõlve kangelasi ja tõeline Austraalia legend. Puhka rahus mees, ma armastasin teda väga. Siinsetes veetes on neid loomi nii palju. Pole eriti palju kiskjaid, kes neid tegelikult jahivad. Tavaliselt on siin haamrhaiad, rifihaiad ja kõik muud sellised loomad, kes neid tegelasi ründavad. Nii et kui me võtame ühe neist, et seda küpsetada ja kasutada relvana, et homme veel loomi püüda, siis siin on see täiesti jätkusuutlik. Ja me hoolitseme selle eest, et austame seda, sööme seda ja jagame seda kõigile kohalikele inimestele sellel saarel. Me tõesti hoolitseme selle looma eest ja siis puhastame ta ära. Ma pole kunagi varem seda liiki söönud. Me võtame selle astla ära, kasutame seda relvana ja hakkame seda sööma esimese päeva toiduks. Ma leidsin selle looma lihtsalt kaldale uutuna. Seda nimetatakse suitsiidikraabiks. Kui sa seda looma praegu sööd, oled sa täiesti surnud. Üks hull loom. Nende eristavaks tunnuseks on see, et neil on selline veidra pinnaga keha. Väikesed sõrad, väikesed jalad ja koore ülaosas hele sinakas varjund. Siin saartel võib teadmatus, mida sa sööd, olla väga surmav, kutid. Sa pead kindlasti loodust austama, sest loodus on tõesti lõpuboss. Ja me saame sellele homme vastuse, kui hakkame suuremaid loomi jahtima. Ilmselgelt ei pea me selle ilusa koralltursaga eriti midagi tegema. Saame selle lihtsalt tule kohal küpsetada ja see ongi valmis. Aga selle rai puhul on liha tegelikult siin mõlemal pool. Seda nimetamegi tiivaks. Siin sees ongi kogu liha. Selle küpsemise ajal saame meisterdada oma järgmise relva homseks, millega saame jahtida ühte pöörast looma. Ma lähen toon selle. Ja me lihtsalt katsume täpselt, kus see on. Just nii, tiivad ongi siin, võtame teise poole ka ära, see saab olema valmis. Teeme sellele kiire pesu. Vaata seda liha siin, see näeb nii hea välja.
ma olen elevil, et seda proovida. Ma pole seda liiki kunagi varem proovinud ja iga raid maitseb tegelikult täiesti erinevalt. Poisid, aga selle puhul hoidkem pöiat, et see on hea ja ilus. Mees, mul pole aimugi, mis meid homme ees ootab, poisid, aga meil on selles rais üks hull relv, mida saaksime homme kasutada, et mõni loom maha võtta. Ja ma näitan teile seda, kui me seda looma küpsetame. Aga kõigepealt korjame selle rannajoone ääres natuke küttepuid, ehitame korraliku lõkkeplatsi ja saame esimese päeva puhul korraliku eine. Sest homme peame ehitama ühe hullu relva, poisid. Ja kes teab, mis meid ees ootab? Nii, seal ta läheb, kõik kirjutavad kommentaarides, et küpsetame, aga meie teeme siin rannas lõkkel süüa. Otsime lihtsalt pulka, mille peale saaksime oma kala panna. See siin tundub päris hea. Me kastame alati oma puldad ette, et need ära ei põleks. Nii, paneme selle alla. Veendu, et see pulk oleks korralikult veega läbi imbunud. Ma võtan nüüd kiiresti selle kala sisikonna välja. Ma tõmban selle kõik välja. Võtan kogu sisikonna välja, ajan selle otse suu kaudu läbi. Nüüd ongi see ilus kala valmis, otse tule kohale minema. Panen selle siia ja lasen lihtsalt seista. See küpseb aedlaselt, see saab olema üks kõige pöörasemaid valmistusviise üldse. Siin on erkpulane kala ja siis see teine, mis on täpiline, täiesti hull välimusega. Laseme tal veidi küpseda ja samal ajal, kui see küpseb, hakkame ehitama relva, mida meil homme vaja läheb. Sõbrad, meil on siin loom. Mujal maailmas seda nimetatakse Leopard Beats raiaks. Ja näete, miks teda nii kutsutakse? Tal on pikk saba ja nad kasutavad seda saba siin all tõesti piitsutamiseks. Siil on oga ja just see osa on surmav, aga me kasutame seda tegelikult pära, sest homme on meil vaja selle relvaga mingit looma püüda. Võtame selle piitsa siit ja paneme selle tegelikult suhu. Ma panen selle otse oga alla. See on rai oga. Kui see sinu sisse läheb, oled tõsises hädas. See on peaaegu nagu nuga, millel on sakilised servad. Ja kui te selle asja välja tõmbate, tekitab see veel rohkem vigastusi. Kui saad sellega pihta, on parem see oma kehasse jätta ja abi oodata. Me kasutame seda ja meisterdame relva, mida saame homme kasutada. Võtame siit lihtsalt ühe lihtsa kepi ja hunniku nööri, mis on randa uutud. Paneme selle oga nii, et see iseenda külge pingutaks. Ma lihtsalt kinnitan selle külge, see jääb väga tugevalt kinni. Me tegime siin ühe pöörase noa, mida saame homme kasutada selle ogaga. Nüüd lõikame selle otsa maha ja kasutame tuld, et seda põletada, mis tagab, et see püsib tugevalt kinni. See ei pruugi olla kõige suurem oga üldse, aga see asi on väga mürgine ja ülimalt terav. Sellel on sakilised servad ja neid saame kasutada tappalöögi andmiseks. Homme kindlasti mõni loom, 100%. Olgu, kala paistab peaaegu valmis olevat. Ma avan selle kookospähkli kiiresti, ma just korjasin selle siin samas ühe puu küljest. Oh jah, Marie, vaata seda grillimist. Vaadake seda Rei tolmukutid. Meil on kala otse meie ees, kohe hakkame seda sööma, meil on korallforell, alustame sellest. Hakkame nahka pagasi koorima. Issand, võta tükk sellest. Ta kukub sõna otseses mõttes kondi küljest lahti, lähme sellega edasi. Siin saarel on üks neist põhitoitudest, uskumatult mahlane, valge, helbeline kala. Me hakkame seda proovima, see on nii hea. Aga see on asi, mida ma väga proovida tahan, sest ma pole kunagi varem oma elus midagi sellist proovinud. Neil on üks kõige hullumeelsemaid tekstuure üldse. Paljud inimesed võrdnevad neid tegelikult näiteks kammkarbi või homaariga, aga proovime selle nüüd ära, kutid. Matse! See polegi nii halb, aga tekstuur on lihtsalt väga imelik. Sellel on nagu mingid väikesed ribad, mis välja ulatuvad. See meenutab peaaegu rebitud sealiha tekstuuri ja maitse on vist karpide või koorikloomade moodi. Vaata seda, see on nagu kiuline. Ausalt öeldes, see ei ole minu lemmikasi siin maailmas. See kala meeldis mulle kindlasti palju rohkem. Me rebime nii palju kui võimalik, kutid, ja sööme selle ära, sest meil on vaja kogu energiat, mida saame. Te teate ju, et me oleme psühhode relva valmis ehitanud. Ja me kasutame seda homme, et võtta maha veelgi hullumeelsemaid loomi avameres.
me vahetame selle paha poisi välja millegi veelgi hullumeelsema vastu, loodetavasti. Homme näeme, eks? Nerli, lähme sõtta! Tere hommikust teile ja praegu on teine päev ja me oleme maandunud rannikuriffidele otsesele mahajäetud saare ääres ning me jahtime üht kõige hullumeelsemat looma üldse. Meil on siin oma Raidok. See loom siin toitub selle mahajäetud saare rannikuriffide ääres. Tal on võime mind lõhki lõigata ja panna mu vees hetkega verest tühjaks jooksma. Kui me selle looma kätte saame, suundume avamerele, et jahtida midagi veel metsikumat. Võtame oma Raidoki, lähme otse vette ja vaatame, kas leiame koera. Lähme! Saar on meil siin, poisid, võtame oma asjad, lähme otse vette, lähme! Olgu, poisid, me just tulime sukeldumiselt ja see oli raske, poisid. Vee all tundsin end kohutavalt. Mida ma teile veel öelnud pole, on see, et eilne Rai lõi mu täiesti rivist väil ja ma oksendasin eile öösel põõsaste vahel. See ei ole hea.
ma tunnen end praegu nii läbi, kutid. Aga me saime ikkagi kala kätte. Seda nimetatakse skalpellkalaks ja nimi ütleb juba kõik, kutid. Ja see on sellepärast, et tal on siin sabal sellised terad, mis on põhimõtteliselt nagu skalpell. Kui see nüüd tabab minu tagumist osa, näiteks arterit või midagi sellist, siis ma hakkan siin saartel kohe verest tühjaks jooksma ja olen surnud. Nüüd kasutame seda saba siin, et maa võtta üks tõeline sügaviku koletis. Aga kõigepealt peame sellele kalale võimaluse andma, kutid. Lõikame natuke sashimit. Ma ei tea, kuidas see välja kukub. Mu immuunsüsteem lükkab praegu sisuliselt kõik tagasi, mis mu kehasse satub. Ma ei hakka rohkem üksikasju jagama. Vaatame, kuidas meil läheb. See lihtsalt ei ole seemes, see ei ole hea. Need kalad on tavaliselt lõkke peal väga head, aga sashimi, olen oma elus kindlasti palju paremat sashimit saanud. Põhjus, miks me selle võtsime, on see, et meil on seda tera vaja ja just seda me teeme. Me hakkame selle ära lõikama. Me läheme otse avamerele, sest seal ootavad meid ookeani hiiglased ja me peame mõned neist elukatest maha võtma. Nüüd saame seda tegelikult kasutada järgmise looma lõpuste läbi lõikamiseks, kelle leiame, või lihtsalt ükskõik millise arteri lõikamiseks, mis paneb selle looma verest tühjaks jooksma. Need on ülimalt teravad ja me peame olema nendega väga ettevaatlikud. Me suundume avamerele. Lähme! Ilm on läinud hullemaks. Vaadake, kuhu me suundume. Avamerele. See ei ole hea, kutid. Me tulime selle ilusa sinise taevalt, mis on meie selja taga ja ees ootab meid tõeliselt karm olukord. Asjad lähevad hulluks. Olgu, kutid, me oleme jõudnud avamerele ja oleme tundide kaupa läbi troopiliste tormide rühkinud. Ma olen praegu täiesti läbi. Ma olen täiesti omadega põhjas. Te teate, et meil on siin meie kirurgkala saba, millega loodetavasti püüame mõned ookeani hiiglased kinni. Aga praegu vajame kogu energiat, mis meil saada on, kutid, sest meil on ümberringi hullud olud. Hiiglaslikud kalad, kes võivad olla ohtlikud ja mul on väga halb olla. Nii et me võtame ühe quick revive'i. Te teate, kui me selle ära võtame, sünnime me uuesti. Teeme selle lahti ja sööme selle ära. Lähme! Ma olen selleks valmis, baby.
Poissid, me tegime selle ära, baby. Pärast kõike, mida oleme läbi elanud, on meil nüüd kuningmagrell. Te nägite, kuidas me põhja käisime, tormi üle elasime ja ma olin täiesti läbimees. Viimased 24 tundi on minu jaoks rasked olnud, aga poisid, meil on siin Riffi kuningas, see Hispaania makrell. Ja te näete, et me kasutame seda kirurgkala, et tegelikult lõigata makreli lõpused lahti ja nii saame kogu vere loomast välja ning säilitame liha. Nende rinnauimed lihtsalt vajuvad alla niimoodi. Ja nail on need asjad selja peal, mis toimivad peaaegu nagu surfilaudade uimed ning need juhivad kala läbi Riffi ja võimaldavad tal sööda kaladest lihtsalt läbi lõigata. Ja just neid hambaid nad seal kasutavadki. Näete, need on päris karmid. Ja see ongi see osa kalast, mida me siin saarel kasutame, et tegelikult steike teha. Kohalikud poisid teevad taustal tuld üles ja kuningmagrelli steigid lähevad siin rannas kohe grillile, sõber. Lähme. Kas sa oled näljane, vend? Yeah! Kas sa oled näljane? Mina ka. Ehita suur lõkkease. Täiuslik! Kõik! Minge kirjutage see kommentaaridesse. Kommentaarid juba käivad. Lõplik kuningmagrelli valmistamine toimub viimaste päevade kõige pöörasemate relvadega. Olgu putid, mis teeb need makrellid nii ohtlikuks, on just see siin. Need hambad. Need on hullud ja sisuliselt nagu žiletterad sellel loomal. Ma näitan teile, kuidas me saame selle sisuliselt lahti võtta ja kasutada seda selle looma tükeldamiseks. See läheb otse alla lõpuste juurest. Tõmba seda tagasi just nii. Ja sellega, mis ma praegu tegin, lõikasin ma looma pea maha. Kui sa oma sõrmed sinna vahele paned, võib see need kergesti ära võtta. Ja siis, mida me järgmisena teeme, eraldame selle lõualuu. Me just jagasime selle pea pooleks, kutid. Nüüd, mida me tegelikult teha saame, on see, et me saame selle alumist poolt kasutada sisuliselt noana. Näete, vaadake, kui hull see on. See on nii terav, see on hullumeelne, nii et me anname sellele lihtsalt ühe matsu. See asi on nii terav. Vaata neid hambaid, meil on rannas ilusad makrelisteigid. Me lõikame mõned ilusad tükid ära ja siis ongi kõik valmis. Paneme need kohe peale. Makrellisteigid on kohe seal küpsemas. Hohoho! Sellepärast me seda teemegi, mees. Liigutan selle resti natuke allapoole, tahame kaladele ilusat värvi saada. Nagu näed, on meil korralik liik, need küpsevad väga kiiresti, sest sees võivad nad natuke toored olla. Nii et ilmselt 3–5 minutit ja siis peaks ta valmis olema. Võtame ta kohe maha, kiiret ümber. Oh jaa! Oh, ta on kuum. Oh jah, nad on kuumad. Oh, mu jumal, kutid. Vaadake neid steike siin. Need näevad hullud välja. Kui te saaksite seda praegu nuusutada, läheksite te sõna otseses mõttes hulluks. Terviseks teile, võtid. Viimastel päevadel on olnud mõned kõige hullumeelsemad loomad. Sööme selle ära. Hispaania makrel rannas koos poisiga, Blue Life Wateriga. Selle nimel me elamegi. Ma hakkan neid steike sööma ja jagan neid kõigi kohalike poistega siin saarel. See on olnud üks hullumeelsemaid väljakutseid üldse ja ma sain vajaliku valgu kätte. Kui tahate veel videoid vaadata, siis meil on neid siin veel ja kohtume teiega järgmises Wade Papenfuss Offshore Talesi osas. Ärge unustage likeida ja tellida.